Millal sa viimati palja jalu muru peal kõndisid? Nautisid jalutuskäiku vee piiril kõndides või ujusid mõnes naturaalses veekogus? Me oleme harjunud, et meid ümbritsevatel seadmetel on olemas maandus. Maandust on vaja elektriohutuse ja selle seadme normaalse töö tagamiseks. Kas teadsid, et tegelikult ka inimesed vajavad igapäevast maandamist? Nikola Tesla on öelnud, et kui sa soovid aru saada universumi saladustest, mõtle sellistes terminites nagu energia, võnkesagedus ja vibratsioon. Maaenergia aitab meil elada vitaalsemat ja tervemat elu ja seda kontseptsiooni, kus oled otseses kokkupuutes maapinnaga, nimetatakse maandamiseks. Viise, kuidas sa saad ennast maandada, on kümneid, kuid see võib olla täpselt nii lihtne nagu paljajalu kõndimine. Inimene on arenenud pidevas kokkupuutes maapinnaga, kuid enamus läänemaailmas elavatest inimestest on päevi, vahest isegi nädalaid ilma maandamiseta ja see tendents algas siis, kui jalanõud hakkasid laiemalt levima. Ükskõik millise kehaosaga maapinnaga kokkupuutes olles maandad ennast, aga kõige efektiivsem on see siiski jalalabade kaudu. Suurepärane võimalus maandamiseks on ujumine järvedes, jõgedes, meres või ookeanis ning samuti ka metsas telgis magades. Ei maksa unustada, et oleme ennekõike siiski bioelektrilised ja seejärel biokeemilised.